Te kuulete ka siis, kui ma mikrofoni ei kasuta. Kas seal tagumised noogutage, kui te kuulete, jah? Yes. Väga hea. Aitäh tagasiside. Töökõnelused ja hoolivus. Kõigepealt tahaks rääkida armastusest. Kas armastust on vähe, piisavalt, palju? Sõltumata sellest, et meil on vanuseline üsna suur vahe, ma olen üsna kindel, et nii nagu mina, nii ka teie kõik olete ühel või teisel hetkel oma elus armastusega kokku puutunud. Olgu selleks kas või see hetk, kui sa, ma ei tea, lasteaias kaisutasid kaisukaru, kui sa nuusutasid lille, kui sa imetlesid oma lasteaiaõpetajat, piidlesid salaja mõnda klassikaaslast, armastasid võib-olla mõnda filminäitlejat, kuni armastuseni ema, isa, õe, venna, tädi, onu, vanaema või vanaisa vastu. Armastus on tunne, mida meil on väga raske sõnadesse panna, kuid ma ikkagi usun, et me oleme seda kõik kogenud. See võib avalduda väga erineval moel. Ta võib tulla sulle peale lenneldes esimese armumisena, nii et sa unustad kõik muu argimure ja mõtled ainult sellest ühest. Aga kui sa meenutad, siis võib see tulla ka tegelikult võib vajada ka pisut pingutust, et meenutada seda hetke, kui sa päriselt seda tunnet tundsid, kuid kui ta sulle siis meenub, siis seda magusamalt ta sulle meenub. Mõni võib-olla on pealt näinud väga head ja ilusat armastust, mõni võib-olla ka lihtsalt igatseb armastuse järele. Igal juhul on see midagi, mis on sinu sees ja mis on sinu tunne. Ja ma ikkagi julgen väita, et armastust on siin maailmas piisavalt, kuni selline välja, et armastada võib ka söömist, magamist, jäätist, lille. Tuleb see lihtsalt üles leida ja endale lubada seda tunnet. Ma väidan, et see, mida me võib-olla siin elus tegelikult vahel ikkagi igatseme, on hoopis hoolivus. Esmapilgul võib ju mõelda, et millest ta nüüd räägib, et hoolivus ja armastus, need justkui on ju üks ja sama asi, et kui armastad, siis ju ka hoolid. Võib isegi öelda, et sünonüümid. Jah, nii võiks olla, aga kas nii ka peab olema? Kui ma armastan, kas see tähendab automaatselt, et ma ka hoolin? Armastada saab ju tegelikult ka kurjustades. A la öelda teisele, et mis sa tahad minust, ma ju armastan sind. Või vahel ka tegelikult ahistades, et sa pead nii tegema, sellepärast, et ma armastan sind. Armastada saab tegelikult ka väga vaikides. No see sama popstaari näide, et sa oled armunud mingisugusesse popstaari, sa paned pildi omale koju seina peale, sa tunned seda mõnusat heldimistunnet, aga sa tead, et sa mitte kunagi sellele inimesele tegelikult endale ei ütle, et sa teda armastad, aga sa tunned ise ikkagi seda tunnet. Kuidas on lood hoolivusega? Kui ma kellegist hoolin, kas see tähendab, et ma pean teda kohe ka armastama? Alati ju ei pea, hoolimine võib olla ka siin eksisteerida ilma armastuseta. Teate, uurime korraks, mida ütleb Eesti Keele Instituut ehk ametlik definitsioon. Armastama kellegi või millegi vastu armastust tundma, kedagi või midagi kalliks või meeldivaks pidama. Olgu hoolima, midagi või kedagi arvesse võtma, millelegi või kellelegi tähelepanu pöörama. Proovime korra veel, lihtsustame. Armastama, midagi tundma, midagi meeldivaks pidama, hoolima, midagi kedagi arvesse võtma, millelegi kellelegi tähelepanu pöörama. Veel lühemalt, armastan, mulle meeldib, mina tunnen, hoolin, mina võtan midagi muud tähelepanu alla. Siit võib aru saada, et kui sa hoolid, siis hoolimine väljendub läbi tegude. Uudistame korraks, et kuidas siis avaldub hoolivus siin maailmas. No näiteks, kellelgi on sünnipäev. Sa lähed soovid talle õnne, kingid talle lilli, sest sa hoolid. Või siis, mis me veel näiteks saame tuua? Vaatame. Näiteks meie koolis on läinud üsna populaarseks see, et kellelgi on mingi vigastus, käsi või jalg on kipsis. Sa avad talle ukse, sa aitad tal tassida asju, sellepärast, et sa hoolid. Sa ei pea teda armastama, aga sa hoolid. Sa lähed koju, su ema on väsinud ja
tööst kurnatud, sa hoolid, järelikult sa pesed ise nõud ära. Su sõber on kurb, sa aitad tal leida lahendust, lohutad teda, sa tegutsed tema nimel, sest sa hoolid. Hoolimine ei tähenda tegelikult alati ka teise inimese hellitamist. See võib olla teinekord ka emotsionaalselt keeruline. No näiteks sa kuuled, kuidas su sõber räägib, kuidas ta plaanib varastada kütust teise inimese autost. Sa räägid temaga ja aitad tal aru saada, miks see ei ole õige ja hea tegu ja miks ta ei peaks seda tegema, sellepärast et sa hoolid. Või sa näed pealt, kuidas kedagi kiusatakse, ebamugav olukord, aga sa sekkud või räägid kellelegi, kes sekkuks, sellepärast et sa hoolid. Hoolimine võib teinekord ka võtta näiliselt pealekaeba ja tõsise vormi. Teil on olemas omad vestlused, kuhu õpetajatel ja lastevanematel ei ole asja. Jumala okei. Te peategi saama kuskil ka oma emotsioone iseseisvalt välja elada. Vahel te kurdate seal ka võib-olla raskeid situatsioone ja nagu muu seas poetab keegi sinna vahele lause, et mul on nii kõrini, et ma teen eneka. Lihtne on mõelda, ta ei mõtle seda ju tõsiselt. Ometi olen minagi olnud matustel, kus endalt elu võtnud noor mees vaid loetud päevad varem oma klassikaaslastele teatas, et ta kavatseb. Mul jäävad eluks ajaks meelde nende klassikaaslaste murest murtud näod seal matustel, sest nüüd nad said aru, et nad ei hoolinud. Vahel on ka see hoolimine tegelikult lõbusalt tüütu. Te kindlasti teate seda olukorda, kus te panete koos pidu, teil on lahe olla, te tahate koju minna ja üks teie seas ütleb, minul küll isu täis ei ole, mina lähen ja pidutsen üksi edasi, teie minge kui tahate. Sa ei jäta teda üksinda. Nii tüütu on seda inimest saada näiteks autosse või lõpuks kodu uksest sisse, sest ta ei saa ju aru, et sa teda aidata tahad. Aga sa ei jäta teda üksi, sellepärast, et sa hoolid. Kui seltskonnas on alaealised, siis sa ei luba neil alkoholi tarbida, sellepärast, et see ei ole õige, sellepärast, et sa hoolid. Ehk vahel võib olla ka hoolimine keeruline. Näiteks tülis olemine ja äraleppimine, see on ka hoolivuse väljend. Tõsi, hoolimisega võib minna ka vahest liiale. Võib tekkida ka ülehoolitsus, mis omakorda sellest, kelle suhtes sa oled ülehoolitsev, tekitab võib-olla abitust ja ei aitagi tal elada. Näiteks, hoolivus sõltub ka eesmärgist. Tuleme uuesti tagasi korra kooli konteksti. Su sõber küsib sinu käest matemaatika konspekti maha kirjutamiseks, sellepärast, et ta puudus ja tal on vaja see töö järele teha. Sa laenad talle seda konspekti, sest ta peab õppima. Nüüd teine situatsioon. Su sõber küsib sinu või klassikaaslane küsib sinu käest matemaatika konspekti vahetult ennem tundi, et sinu pealt kodused ülesanded maha kirjutada. Sa ei anna talle seda konspekti, sest sa hoolid, sest ta peab õppima. Vahel on ka tegelikult selle hoolimisega see, et sa teed seda valel ajal. Sa tahad olla hooliv inimene, sa enda meelest käitud hoolivalt, aga teine ei olnud selleks valmis ja kasutab seda hoopis ära. Või mõtleme korraks näiliselt kurjade õpetajate peale. Teate, ühel päeval võis olla, et ka need õpetajad tegelikult olid väga hoolivad, tähelepanelikud, lastest lugupidavad ja väga hellad ja lahked. Aga mis siis juhtus? Õpilased unustasid õppimisväärtuse ja hakkasid hoopis lollitama, omavahel lobisema, iitsitama. Nad ei pühendanud enam tähelepanu õppimisele ja see hoolimine muundus tegelikult siis nõudlikkuseks, mida võib siis tõlkida ka kurjuseks, kui soovite. Olgu, see võis juhtuda ammu enne teid, vahet pole. Mina ju ei ole selles süüdi, aga mis siis? Nüüd, kui sa hoolid, siis hooli ka õpetajast, hooli õppimisest ja ole selles tunnis pühendunud õppimisele, võib-olla siis taandub ka see kurjus. Mis me nende viimaste näidete pealt tegelikult siit kaasa saame siis võtta, on see, et hoolimist tuleb ka nagu õppida. See ei pruugi olla väga lihtne. Mul ei ole kahtlust, et me kõik teame, mis asi see hoolimus on. Küsimus on tegelikult selles, et mida me selleks teeme ja kuidas me selleks teeme, et see saaks avalduda. Ja esimene küsimus siin juures võib olla tegelikult, et miks siis üldse hoolida? Mis on sellest kasu, kui me üksteisest hoolime, mis see mulle endale annab? Sulle endale annab see tegelikult
ükskõik kui mässumeelsed teismelised teie olete või ükskõik kui buumerina meie õpetajatena ka näime, siis uskuge mind, see tunne, kui sa teed midagi kasulikku, head ja õiglast kellegi teise või meie ühise nimel, on väärtuslik meile kõigile, nii teile kui meile, ehk enesetunde pärast juba tasub tegelikult hoolida. Ja teate, mis veel? Kui sa tegelikult hoolid, siis see hakkab paljunema, kui mina, sina, tema, ükskõik kes, iga päev püüab koolis olla natukene hoolivam, kui ta oli seda eile. Siis õhkkond koolis läheb paremaks, kooli kogemus muutub meeldivamaks. Harmoonia tuleb koolimaja koridoride vahele. Kasvab meie kõigine koostöövalmidus ja tänu sellele tegelikult on palju lihtsamini kättesaadav ka õpitahe. Hoolivus, harmoonia, koostöö, õpitahe. Kõlavad tuttavalt, on ju, meie kooli väärtused. Ja mina julgen väita, et võib-olla on hoolivus just see väärtus, mis aitab õide lüüa ka kõik ülejäänud väärtused. Ja teate, mis on tegelikult eriti äge? Ehk et kui sa oled hooliv, hoolid nii endast kui teistest ja käitud hoolivalt, siis sa muutud võluvaks. Ja kui sa muutud võluvaks, siis tõmbad ligi ka tõelist armastust. Aitäh teile!